E-terminalis oli vanglate eriüksus ikka. Vanglate eriüksus. Mul küsimus. Et me teame seda siin oma ringkonnas, et valvevahetusest vabal ajal osad päästjad siis loopisid politseinike kividega, kaasa arvatud olid nad aheldatud siis lõpuks sinna terminali. Nendega ei tehtud midagi, nemad jäid tööle. Kas politseinikest oli ka selliseid juhtumeid teada? Ei olnud. Seal oli, mis vist kartsime, et kui tegi sellistel juhtuda, aga kuna me tegime taktikaliselt sellise lükke ja neil oli ka anonüümsena ja toimetada, ei olnud nagu probleemi. Küll politseinikel, kes Ida-Virust sealt tulid või vene nimega või vene perekondadest, väga paljudel see lõppes see tegevus kundus lahutustega. Täiesti selliste ületamatute erimeelsustega seal sugulased vahel. Aeg oli selline. Nüüd hästi palju selliseid psühholoogilisi aspekte. Kas hetkel on veel Tarmole küsimusi? Mul ettepanek on, et Tarmo saab ka korraks istuda ja natukene puhata. Noksu kohvena pole võtta. Vaatame lihtsalt vaatame väikse klipi siis sellest, mis siis Mäsu siis linna peal toimus. Ja siis saavad siin ka rääkida meie välijuhid või tänased vanemoperatiivkorrapidajad, Raul oma kogemustest, kui keeruline see olustik ja olukord nagu kõik seal siis oli. Et tekiks siia ka nagu seda pilti sealt päris sündmuskohal keskmest. Intervjuu, see oli midagi väga hämmastavat, et ta üldse nõustus ütlema ja tegi seda eesti keeles. Me pole nõus sellega, et pronksidele maha pannakse. Ma tahan, et ajalugu uuesti vaadataks koos Vene partneritega, sest see pole aus, et meid ei saa kuulda. Me tahan, et meid kuuldaks. See praegu, mis siin toimub, kas see on normaalne? See on Vene sušňak, kui tahavad juua palju. See on tasu selle eest, mis see eestlased meile teinud oleme. Elapilt tuli kõigepealt Kanal 2 vahendusel. Informatsioon telefoni teel tuli loomulikult otseallikatest. Ma poleks suutnud uskuda, et nii Tallinnas midagi niisugust oli üleüldse võimalik korda saata. Kurbus oli see, mis mu hinges oli siis. Kõikidele vedanikele lai ja mitte võimude kasuks. Ja ma ütlen isegi see, mis oli tehtud, kus politsei on, et linnas oli politsei, see on tõesti see linnas ka vähem. Meie kindlustasime siis selle Tõnismäe piirkonna, samaaegselt oli kogunenud suur hulk inimesi enda tänava otsa, kus siis samamoodi algasid esimesed rünnakud, siis otseselt politseinike suunatud rünnakud. Tervesse linna seda jõudu sel korral meil võimalik suunata ei olnud. Современный спокойный Таллин никогда еще не видел таких погромов. Таллин вообще не видел никогда таких погромов. Пока стянутая со всей Эстонии полиция находилась там в оцеплении возле бронного солдата, некоторые районы города Таллина сегодняшней ночью находились полностью без контроля. Ну нет, в толпе было находиться не страшно, потому что там люди, будучи, когда они так дружелюбно относились ко всем, кто приходил там. Seal oli üks lahkeid mehi, kes käidi tüdrukoes, valasid konjakit ja selline, neil oli nagu väga mõnus kõhtune ära olemine seal. Даже слышала такое, когда разделял алкогольный магазин, вот он набрался алкоголя и говорил, ой, люди, подходите, угощайтесь, там Максип угощает нас. Вещи, которые набрали, то есть набрали просто так. Ни для чего, и раздавали там тут живет, там парень раздает какие-то вещи. Ühel hetkel hakkas summ Vabadusplatsis meie poole liikuma ja kui nad jõudsid Miski kaugusesse, siis hakkasid meie poole sadama ka kivid ja pudelid. Ka Eesti-Vene jalgpallimatš näitas, et see on miskipärast selline baar, kuhu siis sellised mürgeldajad armastavad tulla jõudu näitama mingil hetkel.
siis võib-olla see on see baar, kus nad ootavad vastu. kõik see aeg sadasid kivid ümberringi, vilisesid siit-sealtpoolt kõrvu. Näed, kuidas inimene sinu kõrval saab kiviga pihta, kuidas ta nägu on verine. Naised nutavad ümberringi, see on kohutav virvarr. Samal tänaval, küll tükk maad eemal, aga siiski seal nägemisulatuses püssitati vene noormeest. Kiirabi seal tänaval kaugemal. see viskas selle akna sisse. Я позвонила ему, слышала шум в трубке и спросила, где ты? Он говорит, я в центре событий. Я, как всякая мать, я испугалась и сказала, уходи оттуда. Друг позвонил и спросил, что там делом происходит. Он говорит, я включу громкую связь. И просто, ему так вот послушать, что там происходит. И друг сказал, что потом прекратилось все, его услышал, как он кричит не надо, и все. Его привезли в больницу, а на операционном столе он умер. Kell 1 öösel kogunenud kriisikomisjon oli täielikus üksmeeles, et kujunenud olukorrast ei ole võimalik jätta pronkssõdurit Tõnismäele. See oli olnud ettekäändeks massilistele vandaalitsemistele ja mitte keegi ei oleks võtnud seda riiki enam mitte kunagi tõsiselt, kus oleks saadetud siis vandaalitsejatele sõnum, et nii selles riigis saabki oma nõudlusi valitsusele esitada ja saada ka signaali, et neid nõudlusi võetakse ka kuulda. Tekkis üks moment, kui juba Tallinn oli segamini pekstud, siis mööda Pärnu maanteed liikus Vabaduse väljakule üks paarikene käes kinni. Nad olid umbes 20-aastased Eesti noored ja tütarlaps nuttis lahinal. Pisarad voolasid ja läbi pisarate ta küsis oma noormehe käest, miks nad peksavad meie kodulinna segamini. No nii, siin ma arvan lõpetamegi selle video vaatama, uuesti tuleb olema. Et võib-olla siis, me nägime siin seda Mäsu ja Märulit. Kui ma nüüd ise mäletan, siis ma oma juhtumisi, võib-olla Alo sa oskad kinnitada, et kas ma olin esimesel õhtul seal, aga väga palju ma sellest ei mäleta millegi pärast. Vist oli operatiivstavalt, mina olin 2 päeva järgmine, 2 päeva ikkagi strateegiliselt. Aga minu arust sa vist oli operatiiviga, sina olid teisel päeval, sina vist oli esimesel päeval. Ja just kui Andre Tammik, sa olid ka esimesel 26. eks ju. Ja sinu kogemustes oli siis parajad õudused seal, kus, no mida me piltides ei näinud. Me nägime seda, kuidas tuligi anda nuuti ja kahjuks ka politseinikud said liiga kiirabi toimetas. Raul saab ka pärast rääkida sellest enda vaates, sellest olustikust, kui keeruline see oli. Aga mingil ajal tekkisid ka selline olukord, kus
süüdati mingisuguseid asju ja tekitati vist tahtlikult olukordi, et reageeriv pääste sõidaks sisse ja nad saaks nii-öelda haardesse võtta ja anda neile. Et noh, mina seda pilti nagu seal operatiivstaabis nagu, ma ei mäleta kõiki neid detaile, asju ja kõike seda, aga võib-olla Andre, sa saad nagu oma kogemusest, mis sul meeles on, natukene jagada seda. Et küsimus siin on, eks ju, sellises olukorras, kuivõrd olukorra teadlikud me peame olema, võib-olla mingisuguseid piiranguid seadme reageerimistele, väga kontrollitult ainult juhtudel, noh, kui tõesti on õige asi nii-öelda fikseeritud, siis ka sinna siis vajadusel reageerime, kustutame, aga mitte, et me sõidame kuskile sisse. Jaa, sa võid mingil hetkel, nii kaua kui ma räägin, pane see analoogne kaart seina peale, kus kosmosekina on enam-vähem keskel ja siis võib-olla, ma saan natuke, no et kaardi keskel oleks see kosmosekina onju. Et siis, nii, tere siis ka minu poolt, Andre Tammik, enam momendil päästes ei tööta, pensionär, vana ei jaksa, tegelen muude asjadega. Aga olin siis välijuht, jah, ei olnud välijuht, pole, ma olin vanem operatiivkorrapidaja ja tegelikult ma ütlen ka ausalt, minul need sündmused mingisuguses ajaraamis on suhteliselt udused, et kui Raul muga ühendust võttis, et ma proovisin meenutada, aga mingid asjad on no nii selged, et une pealt ka, eks ma toon need välja. Aga tegelikkuses meil hakkas hommikul lihtsalt, kuidas meie oma olukorra teadlikkust kujundasime. Mina ütlen ausalt, mina ei mäleta, et meil oleks olnud mingisugust briifi hommikul operatiivstaabiga, aga me teadsime, kuskil on mingisugune Päästeameti staap. Et aga näiteks ütleme taktikalise tasandi ja operatiivtasandi ja ammugi strattasandi vahel meil sellist, kui hommikul tavaliselt ikkagi nagu valvesse tuled, on mingi olukorra briif, mingid asjad, kogu see olukorra teadlikkuse kujundamine tegelikult käis, mis telekast tuli ja mis väga palju mingisuguseid infokilde tuli ka natuke nagu kesklinna komandost ja sellest suminast, sest see kesklinna komando oli nagu mingi täiesti üles köetud erilasepesa oma meelsuse ja nii edasi, et kogu see olukorra teadlikkuse kujundamine toimus seal ja meie, ma ütlen ausalt, mina väidan kuni lõpuni, kuni selle sündmuseni, mul ei olnud mitte ühtegi briefi nagu kõrgema tasandiga ja teine asi on see, et klassikaliselt ju me häirekeskuse nagu iseenda allutame ja hakkame prioriseerima, et kuhu me ressurssi saadame või mitte, aga tegelikult terve päev aeg kuni õhtuni, kui ma piltlikult öeldes molli sain, toimis kõige tavalisem väljasõiduplaan, kõige tavalisem häirekeskuse väljasõiduplaan. Käisime siin, käisime seal ja loomulikult hinges veel see, et ega meie ju päästjad, ega keegi meid ei ründa, meie oleme head, need politseinikud. Me kuulsime seda, et mingi staap on püsti, me võtsime kogu seda päeva tegelikult jumala politsei sündmusena. Jah, Andres. Hommikul tegelikult selle 26. hommikul läksime sinuga tegelikult Õismäe veevarustuse katsetusi tegema. No vot, minul ei ole sellist mälu, et Andres võib rääkida isegi, mis mul see värvi lips ees oli või mis iganes, aga mul ei ole seda. Me pool päeva tegelikult mästasime seal Õismäel, kui lasime vett, tegime vesivarustuse katsetusi. Ma mäletan väga hästi, et sulle opina tegelikult see oli Ida-Harju B5. Häirekeskus helistas sulle, ütles, et pronkssõduri juures põleb prügikasti ja siis me naersime selle üle. Sa tahaksid alla midagi lisada? Jaa, et ma ei mäleta, et ma oleks olnud sellel päeval vabariigi vastutav, ma olin lihtsalt peadirektori asetäitja ja kõige kummalisem oligi see, et me teadsime sellest operatsioonist täpselt nii palju, et televiisorist nägime. Mina olin 26. naisega teatris, see võis olla õhtul ja ma tulin sealt teatrist ära, sest et Kalev Klimberg
okei. kus teatris see oli? Draamateatris. mina olin ka Draamateatri kõrval, seal 5 ajakirjandusel Postinoopoli juures neid kaadreid olid. Ja ei saanud arugi, et. Ja see oligi nagu see kummaline, et me tegelikult ei teadnud sellest midagi. Ja Kalev siis helistas, ma tulin teatrist ära. Ma elasin tollel ajal Sauel, me sõitsime koju, võtsin naise ära ja siis ma tulin uuesti linna. Ennem seda me omavahel nii palju kui mina ajaloo staapi, kus ma sain nagu, me teadsime, et nagu et mul lihtsalt nagu enda mõistes on see, et no ma ei ole nüüd enne seda ka vaata eeldanud teid omavahel ei ole rääkinud, aga ma isegi ei tea, et mis kell nagu ütleme siis operatiivstaap 26-ndal nagu toimetas, et ühesõnaga taustaks see, et meie töötasime tavapärase töökorraldusega ja mitte ühegi briefi näol ja oligi see, et kõik, mida me ammutasime, oli uudiseid muudkui köeti, on ju, äge oli ja kuna infokilde tuli sisse ja hästi palju kuidagi läbi kesklinna komando hull, noh, niuke ärevus, pinge ja käte sügamine oli üleval ja nii läks. Ja nüüd õhtupoole see kogu aeg keris ja siis tuli mul see väljakutse, nüüd ma räägin sellest põhiasjast, oligi, et oli kosmose juures põleb puumaja. Või kas kahekordne, seda me enam detailideni ei mäleta. See on Lõngapoes. Kus, see on kosmose kino, on ju? See Katsukas on see. Ja, et ühesõnaga ja Lilleküla tuli ühelt poolt ja mina tulin siit Pärnu maanteelt. Esimene pullvärk oli see, et see pikali auto, mis siin videos oli, kuni sinna on täielik vaikus. Niuke vaikus, et Tallinnas ei ole mitte kedagi, ei eksisteerigi. Ja nii kui jõudsin siia kosmosete trammi peatusesse, nii see oli niuke tunne, kes on metsatulekahjudel, kui satud, kui tuleb ja siis lendas mass peale, mulle hull kivirahe, kuna ma olin ju ninaga siia poole, et noh siia poole edasi, siis ma hakkasin autost ringi tagurdama, kivirahe ja selline armaada, mingi 3-4 tükki jooksis tahtis autost, auto ukse tulid rebima, ma sain just ringi ja siis hüppati auto ette, mina tõmbasin pea alla, sest kividega muudkui loobiti ja karjusin raadioeetrisse, et tähelepanu kõik päästeressursid tagasi, meid rünnatakse, panin gaasi põhja ja vaatasin ainult nii palju, et kui esiklaas hakkab siit ja läheb kõrgemale nagu piludest, et ja siis lihtsalt kütsin ja mõtlesin, mul on jumalast ükskõik, kas inimene jääb alla või mitte, sest oma elu on nats nagu armas, on ju. Kosmose ees oli teedetega. Ja siis läksin tagasi sinna oma lokatsioonipunkti Raua tänavale ja seal oli siis juba vastas kesklinna komandopealik. Mina olin sellises üli erutatud seisundis, kus hirmul ei olnud kohta ja ma olin sellises seisundis, et äge, mis juhtus? Mis see oli? Ja see oli niimoodi, et ma olin nii kuidagi üles köetud ja siis peale seda tõenäoliselt toimus mingisugune briif kõrgema tasandiga ja me hakkasime nagu otsustama, kuhu me lähme, kuhu ei lähe ja seal oli meil nagu see enda vahel oli see nagu diskussioon, miks me nagu ei saanud nagu mingit ohuhinnanguid. Et see oli nagu see, et taktikalise ja ütleme operatiivstaabi vahet nagu seda, meil ei olnud mitte mingit olukorra pilti vaata, et see oli nagu see teema. On sul mälus, mis ajal see umbes see sündmus oli? Väljas oli igastahes pime, see pidi olema 7-8 paiku ma pakun välja. Ma pakun nii välja. Aga võib-olla oli isegi hiljem, ma ei tea. Keskpaiku. Päris keskööl, ma ei usu, et oli. No praegult on kell 8 on valge.
aga praegu on valge, et see oli täiesti kottpime. mina sõitsin internetti, et teater algab tavaliselt kell 7 või pool. Ai, siis kella palju 8 ära, siis ei olnud. Ei, täiesti kottpime oli. Üle 10. Üle 10. Kas see Andre võib kuskil 11 ajal olla? Ma olin Nõmmel teise auto peal ja me sõitsime välja Energia tänavale. Ja siis ma kuulsin raadio teel, kui see mäss hakkas. Ja seda tuli ju, või tuli Kait teisel pool. Ei, tegelikult mina olin tegelikult enne seda juba seal koha peal. Et tegelikult mina sõitsin sinna välja pommi ähvarduse peale. Tuvi tänavalt Tõnismäelt seal. Raamatukogu taga. Ja sel hetkel siis ma olin seal pommigrupi ja kiirabiga. Seal raamatukogu taga, kui see lööming käis seal. Kuidas me üritas, nii praht oli see auto selles mõttes, nagu ikka. Veendusime selles, siis hakkas õudne paugutamine seal Tõnismäe tänaval. Üritasin sealt välja sõita ja siis me jäime Tuvi tänava ja Tõnismäe ristlikule. Kuhu see möll seal käis, kivid asjad lendasid meie peale ja siis me üritasime sealt välja saada. Ja siis me jäime täpselt esimese auto ja siis Illeküla, ei, siin, Tõnismägi. Tuvi tänav on Tõnismäe. Tuvi park on võtta seal. Jah, võt seesama tänav, jah seal. Ja siis me sõitsime Tõnismäe tänavale välja ja meie selja taha jäi 200 meetrit, meie selja taha jäi politseiahelik ja meie ette ehitati siis nii-öelda see tõkked, nii et me jäime täpselt sinna kahe vahele. Et eespool olid siis nii-öelda, rünnati nüüd eespoolt nii-öelda, tiblaturid eespoolt ründasid ja politsei siis seisis ja meie poole ei liikunud. Et ma tulin autost välja, käisin politseiaheliku juures, kes saatis mind perse ja siis kadus ära, eemale hoida politseist. Nendas mööda meid ei lase selja taha ja võiksime neist kaugemale ja siis põhimõtteliselt jäimegi, et meil on siin Pärnu maantee siis selle nurgas ja kui nüüd ütleme, et oli jah, seal üle Tõnismäe tänaval selle nurgas, et ja selles mõttes altpoolt loobiti, siis käsk oli meestele, et ükski mees autost välja ei tule, kangid kirveid võtsime autosse ja nii kui uks lahti läheb, nii otse näkku lööb käib, et kangi või kirvega näkku ükski mees autost ja auto töötas, käik oli sees kogu aeg ja autojuhil oli käsk nii kui minu käsu peale, siis annab gaasi ja sõidab läbi tõket ja vahel pole keset ei jää. Aga kes need tõkked tegi? Sigulad. Nad tõmbasid, et saada jah, et see oli Tõnismäe selle põrkekiirtest, vaata selline aed oli see raud. Prügikastid tükkideks, tükkid oli sloobiti selles mõttes veid, jah. Aga teine auto tuli siit Suur-Ameerikast ja nemad sõitsid ka kinni. Kuna ma raaditeel nii-öelda andsin, et mul on tõkked ees, ma ei saa kuhugi, neid loobitakse, siis ausõttes nii-öelda häirekeskuse poolt seda tõsiselt ei võetud. Ja siis tuli see lõngapoe nii-öelda tulekahju. Ja meie saime ka selle, ma käisin jalgsi seal lõngapoes ära. Tule kustutati kirvega. Ja põhimõtteliselt kui lõng hästi põle, siis kiusas mitte tavaline. Ei sama, mis eelmine kord siin lava peale. Et selles mõttes ja seal lõngapoes ma nägin, kui selles mõttes ühelt poolt tuli siis Illeküla 1-2, sõitis sinna Suur-Ameerika ja Pärnu maantee risti, peatus seal, keeras otse ümber ja põgenes. Ja teiselt poolt siis sinu vilkurid ma korra nägin ja siis need kadusid selles mõttes ja siis hakati ainult nii-öelda tõsiselt võtma. Et põhimõtteliselt me oleme põhimõtteliselt kogu terve selle aja põhimõtteliselt loobiti meid. Ja üritati autost sisse tungida nii-öelda peksna. Et selles mõttes, et kuna seespoolt uksed olid lukus, klaasidest nüüd jagu ei saanud ja nii kui oleks läbi saanud, siis oleks ka nii-öelda seal otse aknast kangi andnud, nii et näkku selles mõttes, et käsk oli see, et ükski mees autost nii-öelda ei tohi. Aga jah, selles mõttes ja siis kui avastati naiste riiete pood, et aluspükse jagatakse ja siis liikus kõik sinna ülesse poole, Vaaluse väljaku poole, et siis tekkis natukene nii-öelda ruumi, läksime autost välja ja põhimõtteliselt sulusime need nii palju ruumi sinna, et saime sealt välja, jah. Et kiirabiauto oli meie taga ja selle taga oli veel siis nii-öelda see hommikupi auto, et põhimõtteliselt seal me seisime ja et selle
noh, ma ei tea, kaua see aega võttis, aga noh, selles mõttes, et ütleme nii, et esiklaas pidas vastu, et parajalt mõrane ta oli ja auto oli üleni kivitäkkeid ja igasugu väikseid mõlke täis, igalt poolt me saime ja keegi ei ole mööda läks, siis ta virutas selle autole.